Tere taas, kallid sõbrad! Mina alustan oma pikemat sõnavõttu taas kord lühikese tänukõnega, ehk siis tahan kiita meie tublit saekaatrikohvikut. Sardellid olid sama jäledad kui mu lapsepõlves ja kapsas sinna kõrvale sobis ideaalselt. Ehk siis minu nostalgialaks sai taastatud. See jäledad oli loomulikult jutumärkides suurepärane toit ja sobib nagu rusikas silmaauku või kuskile mujale või tänasesse vanatehnika päeva. Aga kes nostalgialaksudele eelistab midagi tõhusat ja tahedat nagu purks ja friikad ja kõik see, mis traditsiooniliselt ühe laada juurde käib, siis meil sinise telgi all on pakkuda teile nii mõndagi, mis meil täna siis menüüs on külmeister, Kuulutad teha kohvi ja räägib meile nüüd kohe lähemalt, mida palgi pärast tuleb. Palgi peal tuleb ikka korralik kriisi heast, kriisile käsile. Ja purki kõrvale saab friikaid, saab meene. Ei meene, kas A-võidelina? Ei saa, kahjuks täna mitte. No ilmselt on hullu midagi. Salatiga, kui ta toodab, äkki tulevad mõnid veegalit meil täna siia kaema, et tahaks ka nagu midagi. Ikka saab, mõtlesid, et me võime lihtsalt piipi ära jätta ja saab sai, salat sai. See on hea idee, mina olen selle eest väga tänulik. Igal juhul kallid sõbrad, korralik burger, käside burger meil sinise purksitelgi alt. Ja kuni siis olete kõhu korralikult purki täis söönud, mitte seda lägapurksi, vaid ikka väga korralikku purksi, siis magustoiduks saavad loomulikult teie naabrite juures jäätist. Ma olen kohe uudis veel sõna järgi, et neid mitu sorti jäätist nad on kokku sõnanud veel aega võtnud. Kuule, sul suitsad juba seal veel? Ikka suitsad? Jah, suitsad. Loomulikult. Aga palju nii põhi? Kohe saab juurde panna. Okei, kallid sõbrad, kes tahab juurde, siis kohe pannakse juurde. Tulge purtsi sööma. Ja nagu näha, on jäätiseveti tekkinud väike järjekord. Ja kohe saame teada, millist jäätist meil siis täna kõige rohkem ostetakse. Praegu läheb. Pehme jäätis, okei. Aga maitsevalikutes on veel banaani, maasika, mango, meloni, mustika, põldmarja, sidruni, vaarika, brauni, šokolaadi ja vanilli. Ja loomulikult on võimalus valida kahe palli või ühe palli vahel ka. Ja muide, kui te lava poole tulete, siis meie hennatattoo meister on praegu nõnda üksinda siin, et ta peab lihtsalt internetis aega parajaks tegema. Kui te ikka tõeline rokimees olete või tahate natukenegi rokimees olla, tulge laske endale vähemalt see soojendus-tattoo teha. Lastele loomulikult neid päris tattoosid ei tehtagi, aga selle hennatattoo, selle võib ju teha lasta küll. Nii, vahetan pooli, liigun lava ette ja annan mikrofoni üle, sellepärast et Brassikal poisid räägivad endast ise, mis ma siin ikka hakkan luuletama, et kust nad enda kogu selle vase on kokku ostnud, mida nad kaasas kannavad igalt poolt ja sellest ka neid helisid välja võluvad. Ansambel Brassikal, palun esindaja minu juurde, palun esindaja minu juurde. Rõõm on tervitada ansambel Brassikali trompeti. Tere! Kuidas nimi, kust tuled, kui vana? Mihkel, tulen Tartust
ei mäleta, kui vana enam. ja miks just trompet? Ema ütles, et peab. Ema sõna tuleb kuulata, kallid sõbrad, jätke see meelde. Ema sõna tuleb kuulata, isa sõna võib kuulata, aga ema sõna tuleb kuulata. Räägi natukene lähemalt ansamblist Brassical, sest ma kujutan ette, et meil on praegu rahvas koos, kes on nii mootorites sees, et puhkpilli nad tõenäoliselt on unes näinud. Või siis, kui ansambl või see orkester Pärnu Vallikäärus mängis, siis kui Vallikäärus oli veel vaba õhulava. Ei mäleta seda aega, aga meil kõik, mis on vaja teada meie kohta, on tegelikult kirjas, et peaks lähemale tulema vaatama lihtsalt. No mina loen välja praegu, et on trompet, tuuba, pasun ja kallid sõbrad, trumm. Teeme nüüd suure aplausi, paneme... Värki, et inimesed räägivad, et pasunad tegelikult pole... Jah, ta on meil selline eriline natukene. Ühesõnaga, see tuleb sellest, et juba aastakümneid on tema pilli kutsutud vale nimega. Kõik arvavad, et see pikk asi, mida käsivehkides mängitakse, on tromboon. Tegelikult on piiblis kirjandus, mis tõi ongi pasun. Eestis tuleb liiga muusikaõpetaja tuleb teile ütlema, et pasunad pole olemas, siis öelge talle, et loa piiblis on küll, see mis tema käes on pasun, mitte tromboon. Aga vaadati nõudlusteni, et sellele puudub meil igasugune kontroll. Loodetavasti järgmised põlvkonnad on juba targemad, ega meie peame selle tüübiga siin hakkama saama.
aitäh, aitäh, ma ei tea, kui edukaks meie koostööprojekt esimene traktoriga osutus, selle hindajaks olete teie. Hinnanguid palun siis Instagrami DM-idesse. Aga ma arvan, et traktor jäi ellu ja meie jääme ka ellu. Aga nüüd läheme edasi ühe väga tähtsa osaga tänasest päevast nimelt. Või noh, mitte ainult tänasest päevast, vaid igast õigest Eesti kogunemisest. Mis on üks asi, ilma milleta ükski Eesti rahva kogunemine ei saa lõppeda. Või alati käimas olla. Koit! Toome! Ei, selle pole vaja ära. Mul üks päev selle pidanud rahva kogunemisel seal ikkagi aset leidma Viktoriin. Kas teil juba on Viktoriin asu? Ei, ega ei tule ka. Väga hea, siis me täidame selle suure tühimiku sellest päevast ära ühe Viktoriini. Tegelikult ei ole mingit tühimikku, aga meie lihtsalt arvame, et Viktoriin on väga oluline hetk meie, vähemalt meie päevast. Viktoriin on siis järgmine, et me hakkame nüüd pikemat lugu mängima ja kuna pikemate lugudega on selline värk, et nad pahatihti kipuvad muutuma popuriideks, siis meil juhtus samamoodi. Ehk siis järgmine lugu on üks popuriid. Koosneb teatud arvust lugudest, teie ülesandeks ja siis Viktoriin. Gracias.